siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Ainult siin tunnustakse meie tegelinskite vägiteod. Sel nädalal Paet teeb endale pantvangidega reklaami ja kogub pappi. Läti presidendi suurepärane tunnustus Ärma Toomasele. Eesti maksumaksjad saavad Eurot toetamist jätkata. Eurostat ennustab ikka veel Eesti elanikkonna vähenemist. Ja valitsus jagab venelastele üha enam kodakondsust. Hakkame pihta. Kuigi meie tubli välisministrist käkikeeraja pantvangidega vabastamisel mingit rolli ei mänginud, oskab ta nii hästi vangistamise ja ka vabastamisega endale hästi reklaami teha. No võib öelda küll, et kõigist nendest Liibanonis käikudest on see kindlasti kõige kergendavam ja rõõmsam, et ma väga loodan, et homme varahommikul on kõik need 7 meie kaasmaalast oma perede juures tagasi. Nagu väga uhke, et ma elan sellises riigis, kus on suutnud koolitada sellise tugeva välisministeeriumi ametkonna ja sellise kaitsepolitsei struktuuri. Ma arvan, et on täiesti õiglane siin peale selle, et on olemas Eesti välisministeeriumi ja Eesti kaitsepolitsei amet veel nimetada veel ka teisi ametkondi nii Eestis kui mujal. Evening and I'm really happy to be this evening here in Beirut once again. Ta on nii osav, et isegi kui kõikidele on selge, et asjast mitte midagi muud ei tea kui seda, mida Liibanoni ja Prantsuse valitsuste pressiesindajad kogu maailmale teatavaks teevad, annab ta ikka sagedasti pressikonverentse, et koguda endale tuntust ja populaarsust. Veelgi osavamalt oskab ta rääkida mingitest ebamäärastest ühisoperatsioonide kulutustest, mis maksumaksjad peavad tasuma. See on veelgi parem viis oma huvi ja puhkusreisid kinni maksta, kui meie andekate riigikogulaste töökohustuste täitmised, kui nad valijatega kohtuvad luksuslikes kuurortides. Eesti käkikeerajate liit avaldab tunnustust meie tublile välisministrile. Ta on suurepäraseks eeskujuks kõikidele teistele võimueliidi esindajatele, kes tahavad lõbusalt elades oma tuntust ja jõukust koguda. Veelgi toredam on, kui Liibanoni ja Prantsuse valitsuse esindajad nägid, kuidas Paetele meeldib fotomeedias esineda telefon kõrva vastu surutud. Kinkisid nad talle uue mobiiltelefoni. Sellel ei ole küll klahve, mikrofoni ega kõlarit, aga selle eest on ilus ekraan, mis vilgub ja pilgub, et televaatajad näeksid, kui tähtis Paet on. Arvatavasti loodeti ka, et siis ei tülitada enam ka Liibanoni ja Prantsusmaa esindajad tööülesannete täitmisel. Läti uus korruptsiooniga seostatud president, püstirikas oligark Andris Beržins teatas enne oma visiiti Eestisse, et on valmis Toomas Hendrik Ilveselt kõike õppima. Kuigi ta on palju rikkam kui Ilves, on see siiski suurepärane tunnustus Eesti rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomasele. Beržins saab aru, et tal on võimalus veelgi rikkamaks saada, kui Ilves talle Riia linnale kuuluva korterite ärastamise nipid õpetab. Ta saaks ka lõbusamalt elada, kui ta Ärma Toomase eeskujul oma praeguse naise sellise vastu vahetab, kes oskab omale kalli turismitalu muretseda ja seda riigi ametnikega ja maksumaksjate rahaga ülal pidada. Ja omale toredate teleesinemistega palju tähelepanu tõmmata ja elegantsete kübaratega rahvusvahelist tunnustust pälvida. Kuigi pressikonverentsitel klaunina esinemine vajab erilist kaasasündinud andekust, võib loota, et Beržins, kui ta tähelepanelikult Ilvest jälgib ja hoolega harjutab, õpib, kuidas pulli ja rahvale nalja teha ja Ärma Toomase eeskujul rahva armastuse võita. Meie tubli Eesti käkikeerajate valitsus ja selle juht Andrus Ansip kogusid märtsi Riigikogu valimistel palju populaarsust, kui nad selgitasid valijatele, millise suure saavutusega nad on hakkama saanud, kui Eesti sai lahti kroonidest ja hakkas kasutama eurot.
Reformierakonna eesmärk on Eesti inimestele parema elukvaliteedi loomine. Teeme seda majanduskeskkonna arendamise abil. Eesmärgi saavutamiseks lähtume järgmistest põhimõtetest. Jätkame lihtsa... Nüüd saame seda toredat saavutust veelgi täiendada, kasutades vaeste Eesti maksumaksjate raha rikkamate pankroti äärel vaakuvate riikide abistamiseks. Näib, et hea eluga harjunud Kreeka rahvas vajab veelgi rohkem abipakette ja nüüd on lisaks Portugalile, Iirimaale ja Hispaaniale ka Itaalia vankumas pankroti äärel. Itaalial on üks suuremaid riigivõlgu maailmas ja nende 10-aastase riigi võlakirjade intressimäär tõusis hiljuti 5,57%, mis on ligi 3% kõrgem kui Saksamaa võlakirjade oma. Selline käkikeerajate vaenlane nagu põlissoomlaste juht Timo Soinit arvab küll, et need abipaketid on nagu joodikule viina andmine. Soome Keskerakonna veteran-poliitik Paavo Väyrynen tahab koguni, et Soome loobuks eurost. Ta ütleb, et eurotsooni võlakriisi süvenedes peab Soome kandma ebaõiglast koormat teiste liikmesriikide aitamisel. Meil on rõõm tõdeda, et Eesti tublid käkikeerijad nii ei arva. Oleme juba ammu suutnud lihtrahva harjutada vähesega leppima. Pealegi on võimueliidi esindajatel tore Brüsselis kõiki neid kriisiasju arutamas käia. Reformierakond. Hiljuti avaldatud Eurostati rahvastikuprognoos ennustab Eesti rahvaarvu kaanemist. Kuigi sündide ja surmade arvuvahe on natuke väiksem kui varasema prognoosi korral, jääb loomulik iive ja uuenenud prognoosi kohaselt negatiivseks kogu järgneva poole sajandi jooksul. Eurostat ei tee mingit vahet Eesti soost elanike ja Eestis elavate venelaste vahel ja ega seda ei saagi teha, kuna meie Statistikaamet rahvastiku koosseisu andmeid on õhust võetud. Palun öelge, millise riigi kodanik te olete? Eesti kodanik. Kas teil on ka teine kodakondsus? Ei. Mis rahvusest te olete? Eestlane. Kas te tunnete end kuuluvat ka veel teise rahvusesse? Ei. Mis on teie emakeel? Eesti keel ikka. Teatavasti kehtestati Eestis ammu seadus, mis lubab igal elanikul endale mis tahes rahvus kirja panna. Näib, et üha enam venelasi leiab, isegi kui nad eesti keelt ei oska, on neil kasulikum endid eestlasena määratleda. Arvestades praegust massilist eestlaste väljarännet, mida Eurostati arvud ei peegelda, samaaegset venelaste sisserännet ja endiste okupantidele ja nendele järeltulijatele massilist kodakondsuse jagamist, võib arvata, et lähitulevikus on Eesti kahaneva rahvaarvuga vene noorte, vanade ja meie tubli kolleegi Edgar Savisaare tulevikumaa. Eesti käkikeerajate liit õnnitleb Edgarit ja kõiki nimetatud endisi. Neid ootab ees helge tulevik. Эти голоса, которые вы получили, ваш личный рекорд, это голоса лосномесцев. Что они для вас значат? Это для меня много значит. А что? Eesti kodakondsuse andmine venelastele on tõusuteel. Oravate ja IRL valitsus andis tänavu poole aastaga kodakondsuse 784 inimesele, peaaegu kõik venelased, mida on mullu sama ajaga võrreldes 266 inimese võrra rohkem. Kunagine Eesti käkikeerajate institutsiooni looja Mart Laar, kelle valitsus andis alalise elamisloa kõikidele Stalini poolt Eestisse asutatud okupantidele, on jõudmas tagajärjeni, millel eestlased jäävad vähemusse oma kodumaal. Riigikogu valimisõiguslike arv on tõusnud esimesest okupatsioonijärgsest valimistest kuni viimaseni 40%, ajal kui eestlasi ei ole kuskilt juurde tulnud. Valimisõiguslike kasvu on võimalik seletada ainult sellega, et järjest rohkem Laari ja teiste Eesti käkikeerajate poolt Eestisse põlistatud okupantidele ja nende järglastele on antud Eesti kodakondsus. Kui protsent ületab 50, ongi eestlased vähemuses
ja küllap siis Savisaar ja ta kaasmaalased valitsema hakkavad. Ega edukatel Eesti soost käkikeerajatel, kes tol juhul arvatavasti paljude tavainimeste eeskujul Eestist põgenevad, probleemi pole. Nendel eesotsas relvatehingute virtuooso Laariga on tolleks ajaks juba küllalt jõukust kogutud, et pensionipõlve kusagil Vahemere kaldal nautida.